Nestor ja Koppel, majanduspodcast. Tere taas kuulama SEB majanduspodcasti Nestor ja Koppel. Stuudios on Nestor, kes on SEB majandusanalüütik ja mina olen Koppel, kes on Redgate Wealthy peamine investeerimisohvitser. Ja nagu alati on meil teile 3 teemat. Räägime Eestist, räägime Euroopast ja räägime maailmast. Liigume seekord üksikult üldisele ja võtame selle üksiku ette ja see on mingisugune selline teema, millest Mihkel teab põhimõtteliselt kõike. Ja asi on siis rahas, täpsemalt palgas. Ehk siis Eesti keskmine palk on meil välja tulnud ja siis meil on välja tulnud ka inflatsioon ja me põhimõtteliselt saame sealt järeldada, et tegelikult vist meil ikkagi reaalpalk kasvab. Ja kõigile palgateenijatele palju õnne. Mainin ära ka, et meil on käes 9. juuni, puhkused on algamas, raha läheb hädasti tarvis ja selle poolest on siis rõõm tõdeda, et Eestis keskmine palk endiselt suureneb ka mediaanpalk ja suureneb ka kõige väiksem ja kõige suurem palk. Et Eesti majanduses erinevalt, ma arvan, väga paljust teistest Euroopa riikidest on selline ikkagi 6% palgakasv on selline, tundub ikkagi miinimumstandard ja siis vahel läheb ka natukene paremini. Seekord läks normaalselt, eks, et umbes 6% see palgatõus keskmiselt oli ja tead, alati seal kuskil uudistes hakatakse nüüd uurima, et kus valdkonnas kasvas rohkem ja kus vähem, et kvartalisse need numbrid seal natuke erinevad, aga nagu suures pildis Eestis ikkagi see palgatõus on olnud suhteliselt ühtlane. Ja see mainisid reaalpalka on ju kontseptsioon, millest aru saavad vähesed. Aga see on erakordselt oluline, sest see on päris. Aga tunnetavad kõik seda, on ju, eks siis, et kui palju siis ma selle raha ja selle palgatõusust osta saan. Et isegi kui me vaatame siis ainult neid brutonumbreid, siis viimane inflatsiooninumber, mis mul meeles oli seal kuskil 4% ringis, palganumber 6% ringis, et see juba annab 2% vahet. Et justkui siis ostujõud kasvas 2%, aga me peame meeles pidama, et meil sellel aastal oli ka siis suur maksureform, ühtlane tulumaksuvaba miinimum, mis sellel võime ka veel peatuda, et kas see on hea või halb, eriti arvestades siis, et täna IMF meid siin noomis, kuid tõepoolest on, et väga paljudel inimestel jättis palgapäeval oluliselt rohkem raha kätte, nii et Eestis endiselt elu läheb paremaks, olgugi, et tunne on see, mis ta on. Jah, IMF-i noomisega vist on see, et Eestil on olnud mingisugune selline, mingisugusel ajal kunagi oli majandusedu ja ma mäletan, et sellisel majandusedu ajal põhimõtteliselt käituti IMF-iga nagu Madagaskari multikas käitusid need pingviinid, ehk siis smile and wave, ehk naeratati ja tehti ikka seda, mida ise taheti. Aga jah, tõepoolest, reaalpalgaga on asi positiivne, aga kui vaadata nüüd nii-öelda päriselt, siis keskmine palk, ma arvan, sa oled muga nõus, on selline asi, mida nagu peaaegu päriselt ei ole olemas. Et päris asi on ikkagi mediaanpalk ja mediaanpalk on siis täpselt see keskpunkt, et millest saada täpselt sama palju inimesi saab rohkem ja täpselt sama palju inimesi saab vähem ja see on 1753 eurot, kui ma ei eksi. Ehk siis 2135 versus 1753 on ikkagi nagu mõningane erinevus ja alati ma leian, et kui keegi tahab päriselt aru saada, mis toimub, siis ta võiks mõelda sellele mediaanpalgale. Ja ka selline huvitav asjaolu, et kas sa tead, millisest palgast algab nii-öelda 10% ülemine ots palgateenijatest? Vaat seda numbrit ma mäletan paremini, sest ma just vaatasin seda, et see oli vist seal kuskil ligi 3900 eurot oli see number. See on 3853 ehk siis palju õnne, kui te teenite kas 3853 eurot või 3854, siis te olete ilusas palgasaajate ülemises otsas. Aga kuna meil see reaalpalk nagu ikkagi selline 2% kasvanud on, siis mul on sulle kohe selline vallatu küsimus, et mis sa sellest meie inflatsioonist arvad. Sellepärast, et konkurent räägib siin sellisest, ütleme niimoodi, palgakasv ja inflatsioon peaaegu võrdsed, et üks nagu veits üle 4 ja teine 5 ja seda suisa sellel aastal. Et kas meil tõesti on jälle tuleb inflatsioon mingisugune
4 või üle ära. No vaata, ma ei tea, mis see konkurent, et kuidas ta seda, äkki tal on nagu juba teada, et kuidas laheneb Hormuzi kriis ja kui see, ta järelikult teab, et see ei lahene. Et sellisel juhul me tõesti räägime siin kõrgest inflatsioonist, aga viimast kuud on olnud minu meelest pigem positiivne üllatus. Ehk siis mina uskusin, et meile siin kõrgete kütusehindade tuules mõned siin teised kaupmehed saavad ka hindu, et näete, hinnad jälle tõusevad, peab ka hindusid korrigeerima. Eriti arvestades seda, et meil on ju ka nõudlust on siin aasta alguses olnud küllaga, et keegi nagu klientide puuduse üle ei kurda, et siis ju võiks vaadata, et äkki natuke kõrgema hinnaga tulevad ka ikkagi veel poodi tagasi. Ehk siis ma arvasin, et meil tuleb need viimaste kuude numbrid nagu kõvasti üle 4%, aga midagi sellist ei ole juhtunud, et siiamaani kindlasti need üllatused on positiivsed. Ja jällegi, me pole õrne aimuga enam, et mis seal Iraanis toimub või millal see asi otsa saab, aga turgudel vist endiselt on ootus, et see saab otsa ja kui ma olen selline konventsionaalne majandusanalüütik, et ma ikkagi võtan selle niisuguse keskmise arvamuse, et sellisel puhul ma küll ei väga karda seda, et meil sellel aastal inflatsioon peaks palgakasvu ületama. Jah, võt see Hormuzi väin ja sellega seoses inflatsioon on täpselt selline asi, et mille kohta minu meelest võib öelda ka konventsionaalne ja ebakonventsionaalne majandusanalüütik, kui ka siis veidikene minusugune pahur varahaldur, et aga tegelikult me ju ei tea. Mis võib-olla on huvitav või mis mõte mul tekkis, on see, et teatavasti meil tavaliselt on ju inflatsioon ikkagi euroalaga võrreldes kõrgem, et kõik, mis juhtub Saksamaal või euroalal, et kõik see juhtub meil veidikese nii-öelda võimendusega, olgu see siis hea või halb. Aga nüüd me oleme kuidagi võib-olla jõudnud sinna euroala inflatsioonile nagu suhteliselt lähedale. Ja võtta euroala inflatsiooni probleem tõesti tuleneb sellest, mis meil selle kütusega, eks ole, toimub paljultki. Ja meie inflatsiooni siis nii-öelda lähenemine euroala inflatsiooniga äkki ikkagi natukene tuleneb sellest, et meil siin majanduses kipub ikkagi suhteliselt vähe toimuma, et kasv oli küll nagu olemas, aga jällegi, kui ma selliste... Aga ei piisanud, ikka inimestel ei piisa. No võt ei piisa. Kiirem kasv üle aastate ikka ei piisa. No ütleme nii, et kui on ikkagi üle aastate mingi 2%, siis ega seda ju väga ei tunne ja teine asi on ikkagi see, et mina ei tea, kust see meile nüüd täpselt tulnud on ja kes sellega nagu süüdi on, et kui me siin varem oleme rääkinud, et soomlastel on jutusaadetes nagu selline meeleolu, et hakkame selle majanduse ja üleüldse kõigega nagu lõpetama, siis mulle tundub, et vahetevahel nagu sellised Eesti muidu hakkajad inimesed kipuvad ka kuidagi nagu viimasel ajal seda meelelaadi esindama, et peaaegu, et selline hakkame lõpetama. Aga selles suhtes ma olen piisavalt vana, et olla piisavalt küüniline. Aga minu arusaam on siiski see, et üldiselt kui nagu tulevikku ei usu ja riski ei võta, siis ei lähegi midagi paremaks. See on tõsi. Ma korra tahaks tagasi tulla veel sinu selle välja toodud mediaanpalga ja top 10% erinevuse juurde. Et see tegelikult need numbrid iseloomustavad mulle väga hästi seda, et kuidas ma seda Eesti majandust tervikuna näen. Ehk siis meil on olemas seltskond väga häid ettevõtteid, kes kasvavad kiiresti, kus meil on täna juba nagu väga suured kontorid siin kuskil Tallinna premium kantides, keskmine palk seal ületab kindlasti isegi võib-olla seda 10% numbrit. Ehk siis siuke crème de la crème ja tegemist on siis ka, ma arvan, Eestis laiemalt võib-olla erinevate teenusepakkujate kaupmeeste jaoks väga atraktiivse seltskonnaga, kellel raha jääb lihtsalt üle ja nad on valmis tarbima igasuguseid uhkeid premium teenuseid, otsivad seda parimat kvaliteeti, ostavad asju, millest see mediaanpalka teenija pole undki näinud. Ja teisalt on siis see seltskond, kes on see mediaanpalka teenimas sellistes ettevõtetes, kellel ei ole läinud on ju juba aastaid väga hästi, kes on võib-olla nende juhid ongi need pessimistid, keda sa kuskil kuuled. Palka nad on sunnitud juurde panema tänu sellele, et lihtsalt üldise palgatõusuga tuleb kuidagi kaasa minna, et kõik minema ei jookseks, aga seal ei ole ka sellist nagu head plaani, et mis edasi saab. Ja mõeldes selle Eesti majanduse suuremate väljakutsete peale, siis mul ongi tunne, et ei ole nagu head valemit, et kuidas mediaanpalka teenijate seltskond, et kuidas neil nagu seda raha oleks võimalik rohkem teenida.
jah, ehk siis me jõuame tagasi selle klassikalise probleemini, et palk tõuseb sellepärast, et meil on struktuurne tööjõupuudus, aga majandus ei taha nagu nii hästi kasvada sellepärast, et välisnõudlus on natukene kehva. Aga aitab Eestist, et räägime Euroopast ka. Kõik need inimesed siis, kelle meilistegevus on vaadata seinal tapeedikoorumist, et number 2 top sündmus nende jaoks on siis tulemas sellel nädalal, kui toimub Euroopa Keskpanga kohtumine, et tavaliselt on tegemist täpselt sama põneva sündmusega, aga no väikest vaheldust inimese elus on vaja. Sellel korral siis, siin saabki nagu põnev olema, et kas ma pean oma sõnu sööma või ma ei pea. Et meil on turud spekuleerinud siin juba alates selle Hormuzi kriisi alguses sellega, et no õigust nüüd Euroopa Keskpank peab hakkama jälle selle inflatsiooniga tegelema. Energiahinnad lähevad kalliks, see kondub ülejäänud majandusse ja siis jälle tuleb hakata eurooplastelt raha ära võtma, et seda inflatsiooni piirata. Ja no algul ennustati koguni 3 intressitõusu selleks aastaks, no nüüd viimasel ajal vist pigem 2. Aga täna turg panustab siis tõesti sellele, on ju, et vist pea 100% tõenäosusega sellel nädalal intressitõus tuleb. Aga mina olen rääkinud, et ei tule, kuna ei ole nagu põhjust, sest et tegelikkuses ka täna, isegi kui ma vaatan Euroopa siin inflatsiooni statistikat, jah, hea küll, meil on see nii-öelda headline inflation, ehk siis see üldnumber, millest uudistes kõige rohkem räägitakse, see on tõusnud tänu sellele kallimale kütusele, kuid nii-öelda see alusinflatsioon, kus on toit ja energia välja võetud, ei ole nüüd teab kuhu nagu liikunud, sest et kõik ikkagi mulle tundub, et tõlgendavad seda praegust olukorda natuke ajutisena ja ei taha nagu suuri muudatusi siis ka oma hinnakirjas ette võtta. Ja Euroopa Keskpank üldiselt on tahtnud käituda nii nagu turud teda näevad, ei taha ju üllatada neid igasugused rahahaldureid, et need jumala eest teevad midagi imelikku veel oma rahadega pärast seda. Aga ma ei tea, nüüd mis sinu tunnetus on sellest eelseisvast kohtumisest? No minu mure on natukene see, et ma kipun vahtima hästi palju seda, mida turg arvab. Ja kui ma siin üleeile vaatasin, siis 11. juuni 25 baaspunktilise intressitõusu tõenäosus oli futuuride järgi vaadatuna 97%. Ja mis puudutab sellist asja nagu alusinflatsioon, siis see on võib-olla tõesti selline asi, mida vaatavad ainult minu ja sinusugused. Sest millest me räägime, kui me võtame toidu ja energia välja, kas me saame elada ilma toidu ja energiata? Väga ei saa. Ja tegelikult see euroala inflatsioon, see on ju ikkagi, see on ju 3 ja üle, nagu juba eelmises plokis mainitud sai. Ja see on selgelt üle 2% nii-öelda sihi, seda veab energia ja see ikkagi nagu keskpangale ei meeldi. Ja siis see kallite sallide kollektsiooniga Prantslanna, kellel on alati ka erakordselt meeldivalt hea päevitus. Tema rääkis aprillis sellest, kui intresse ei tõstetud, et inflatsiooniriskid on pigem ülespoole ja kasvuriskid on pigem siis nii-öelda allapoole. Aga selle kõige käigus, kui me mõtleme sellele Euroopa Keskpanga ühele ja olulisele mandaadile, ehk mis on siis hinnastabiilsus, siis mina pakun, et neljapäeval ikkagi intressitõus tuleb ära ja põhimõtteliselt, kui me nüüd mõtleme, et sellele olukorrale, siis kui sa selle Euroopa makro üritad kuidagi mingil viisil tükkideks võtta, siis sa saad nii-öelda selge stagflatsioonilise keskkonna nii-öelda indikatsiooni või selle, et see tegelikult sinnapoole liigub. Ja mis sa siis sellega saad, see on keskpanga jaoks selline tõeliselt ebameeldiv, et kui sa siis vaatad, et inflatsiooni on ju, tõstad intresse, siis põhimõtteliselt üritad tappa inflatsiooni, aga tapad ka kasvu. Ja siis, kui sa leiad, et okei, ma ei taha tegelikult kasvu ära tappa, siis sa toidad tegelikult hinnatõusu. Ja lihtsalt, hästi keeruline, otsused ilmselt tulevad ebapiisava informatsiooni pealt, nagu alati, nagu meiegi teeme alati otsuseid ebapiisava informatsiooni pealt, lihtsalt vahe on selles, et me ei pea pressikonverentsi tegema. Ja tegeba miljonite kodulaenu võtnud inimeste elu raskeks. Aga sel korral, mõtlen ka selle kommunikatsiooni peale, siis
ühelt poolt ma tahaks tõesti öelda, et tegelikult Euroopa Keskpank ei pea tõstma intressi, aga nad teevad seda sellepärast, et nad tahavadki nagu kommunikatsiooni saata meile kõigile, et mis me meenutame, mis aastast 2022 oli, kui inflatsioon läks väga lappesse, siis Euroopa Keskpangal oli aega maa ja ilma alguses. Ja ühel hetkel oli nagu lugu suhteliselt täbar ja tagantjärgi tarkusena, ilmselt kui oleks hakatud varem juba seal intressidega nagu natukene mängima, et äkki oleks grammikene aeglasem see inflatsioon tulnud. Sel korral siis on nad vist erinevates intervjuudes väljendanud kuidagi seda, et sel korral ma küll aknast enam välja ei vaata ja telefoni ei näpi, et ma ikka käed on rooli peal, vaatan otse sirgelt ette, jalg on juba piduripedaali peal, sisuliselt on ju valmis, et kohe kui nüüd tuleb, siis ma panen. Ehk siis tahetakse kuidagi saata ka turgudele selline jõuline nagu sõnum, et sel korral vaadake ette, et me ükkas jama küll läbi ei lase, et euroala inflatsioon seal üle 10% jõuab ja oleme valmis kõigeks. Mis tähendab seda, et võib-olla piisab äkki ka sellest, kui nad siis tõesti siin juunis oma väikse kergituse ära teevad ja pärast seda siis olukorda väga pingsalt takseerivad väidetavalt, sest et tegelikult sai Hormuzi kriisi sai lahenda Euroopa Keskpanga intressimääradega. Just nimelt, ega nemad ka täpselt ei tea ju, kuidas see laheneb, et see on selline fantastiline Schrödingeri kriis. Aga kui nüüd mõelda sellele Keskpanga lähenemisele, siis eks nad ei tea, kuidas Hormuzi kriis laheneb ja mis neil üle jääb. Nad kipuvad ju alati orienteeruma vastavalt sellele, kuidas nagu tahavaatepeegel näitab. Ja siis nad vaatavad, sõidavad mootorrattaga üpris kiiresti, vaadates tahavaatepeeglisse, et see tegelikult on päris, see võib ka toimida seni, kuni nagu esimene kurv ette satub. Ja üldiselt Euroopa Keskpanga puhul, me oleme sellest siin varem ka rääkinud, et neil ikka lipsab neid vigu sisse, et 2022 võib-olla ei reageeritud piisavalt kiiresti. 2008 tõsteti intresse veel siis, kui maailm ümberringi põles. Ja nüüd tundub võib-olla ka, et mis neil võib-olla õnnestub teha, on see, et nad tõstavad ja Euroopa on võib-olla liikuma üldse surutisse ja siis nad peavad võib-olla mingisugusel hetkel suhteliselt kiiresti hakkama ümber vaatama seda, mida nad teinud on. Ja see on nüüd ütleme jällegi see asi, mis minusugustel varahalduritel paneb aju valutama, sellepärast mitte miski ei ole ebameeldivam kui see, kui pidurdatakse järsult ja tehakse majandus ja monetaarpoliitikas selliseid imelisi uupöördeid. Ja üldiselt võlakirjaturgu, kui ma vaatan, siis midagi seal pikemas otsas ikkagi nagu selgelt toimumas on, et seal on tekkinud selline närvilisus ja närvilisus tähendab seda, et eeldatakse, et inflatsioon jääb probleemiks pikemaks ajaks ja närvilisus põhimõtteliselt minu meelest juba väljendab ka seda, et isegi kui see Hormuzi kriis laheneb, siis võib-olla tõesti inflatsiooni ootused lähevad nagu mõneks ajaks alla, aga siis kui uuesti järgi mõeldakse, siis mõeldakse järgi, et oot, aga fiskaalselt ei ole ju mitte mingisugust distsiplineeritust tekkinud. Väga paljudel riikidel on eelarve defitsiitidega pehmelt öeldes probleeme ja siis hakkavad jälle need pika otsa intressid sinna ülespoole nagu tiiksutama ja see muudab jälle keskkonda. Nii et ütleme, et ega keskpanka ei kadesta, aga ütleme sellise pahura varahaldurina natukene keelpõses huumorit viljeledes, et ükskõik, mis nad teevad, takka järgi ilmselt saab öelda, et nad tegid valesti. Aga mul on sulle hea uudis ka, et intressimäärad, kuidas mõjutab sisetarbimist, kinnisvaraturgu, kogu see jutt, aga tead, et eestlasel on täiesti ükskõik. Nimelt meil on intressitõusud juba siin Euribori sisse hinnastatud jupp aega. Euribor on tõusnud saad 2% juurest, on ju sinna 2,5, 2,6 juurde isegi. Aga sellele vaatamata eestlased on aina altimad kinnisvara soetama, kinnisvaraturul tundub, et tempo on suhteliselt aktiivne, pankadesse laenutaotluste arv on kõrge, ehk siis tegelikult kedagi huvita, vahet ei ole, mis intressimäär on.
No absoluutselt, sellepärast vaata, keskmine palk tõusis, maksuküüru kaotamisega saati kahe inimeseline kooslus sai juurde, mis ta sai 3 sotti kuus, noh, sellega ju annab kohe vaadata, et kas saab nagu mingisuguse parema pesa endale soetada, kui sa oled selles palgasaajate ülemises kolmandikus näiteks. Ma tean, et seda veel turgudes ka täna rääkida, aga ma tahaks 2 sõna öelda veel USA kohta ka samal teemal. Lihtsalt on ju, et inflatsioon puudutab ka Ameerika Ühendriike, kus pole teab, mis aeglane olnudki. Aga meil on ju USA's Föderaalreservil uus juht Kevin Warsh. Ja oled sa näinud, nagu mis näoga see mees piltide peal kogu aeg ühiasalal on. Ta on täpselt nagu see nagu jahmatus ja hirm ja mis ma nüüd teen, nägu on seal ees, sest et tema, ma eeldan, et kui nüüd mitte otsesõnum, siis ikkagi Donald Trumpi ootus temale on väga selge, et intressimäärad peaksid olema madalamad, oluliselt madalamad ja ju ta nagu sinna minnes teadis, et kui president nii ootab, eks ma nagu hea oleks, kui ma sinna suunas liiguks ja kui ma ei lähe sinna suunas, siis on jama, siis hakkab jälle pihta see trall, mis on siis toimunud siin USA presidendi ja Föderaalreservi juhi suhete ümber juba mõnda aega ja nüüd ta näeb seda Hormuzi kriisi, nüüd ta näeb seda inflatsiooninumbreid ja tal on niisugune väike iginire voolab sealt kõrva taha, mis ma teen? Kusjuures sul on täiesti õigus, ta nägu on selline, et ta võib-olla ei tahaks seal olla, kuhu ta sattunud on. Aga kui kellegile see nägu muret tekitab, siis ma soovitaksin vaadata Ühendriikide rahandusministri esinemisi ja eriti seda, kuidas ta verbaalset tennist mängib oma vastastega, siis temal on küll kogu aeg selline nägu ees, et ta teab, et ta on oma vastastest targem ja siis tal on selline niisugune huvitav naeratus ka, nagu ta oleks just võtnud nagu suure supilusika ja kondentspiima. Ta võtab selle ära, neelab, naeratab ja siis võtab sõna otseses mõttes lööb paar ässa oma vastastele sisse. Aga see selleks, sa mainisid, sa liikusid täiesti õiges suunas, nii rääkides Ühendriikide Föderaalreservist ja inflatsioonist. Sellepärast, et uskuge või mitte, kogu selle tsirkuse juures on Ühendriikide tööturg erakordselt tugev. Tugev tööturg tähendab põhimõtteliselt seda, et inimestele peab võib-olla, kes natukene jällegi tublimad ja targemad on, peab kogu aeg jällegi natukene rohkem maksma. Et see on mingisugune selline asi, mis on Eestile ka tuttav, eriti ajaloost. Ja see muidugi tõukab üles inflatsiooni ja ka Ühendriikides on inflatsioon kuskil seal 3 juures ja seal peaks olema isegi ka alusinflatsiooniga nagu selge probleem, mis siis sisuliselt tähendab seda, et inflatsioon on Ühendriikides probleem, mis siis sisuliselt tähendab seda, et Föderaalreserv peaks hakkama ka intresse pigem tõstma kui langetama. Ja neil on ka selles mõttes, võib-olla see dilemma on natukene teistsugune kui Euroopas, aga see dilemma on täiesti olemas ja see härra Warshi näos on nagu selgelt näha. Nii et põhimõtteliselt tööturg tugev, ootused intresside tõstmiseks ja kui ma mõtlen sellele, et millised võib-olla olid ootused intresside osas 2025, siis pigem leiti, et äkki võiksid suslikud natukene alla tulla ja nüüd on siis arusaam, et nüüd tuleb inflatsiooniga võidelda. Aga kui me räägime nendest veidikene kõrgematest intressimääradest, siis puht selline finantstehnoloogia ütleb, et kõrgemad intressid tähendavad madalamaid õigustatud valuatsioone aktsiate puhul. Kas sa nüüd hakkad selgitama seda, et jällegi, kuhu kõik see raha sai? Ehk siis ma vaatasin ka siin, et meil siin eelmise nädala lõpus käis väike pumpsakas, väike jõnkstükk niimoodi olime seal ja nüüd oleme natuke halba. See jõnksakas oli põhimõtteliselt juhtus täpselt selles valdkonnas, kus seda oli kõige rohkem oodata. Lihtsalt ajastusega oli probleeme. Mis meil on siin? Kiibid. Micron -17, AMD -13, Intel -9. Et kui sa nagu mitu kuud oled läinud ikkagi otse ülesse, siis ja sul on ikkagi nagu täiesti viisakad inimesed, kes on ajalooliselt täppi ka pannud, ütlevad, et kuulge, et
kogu see tsirkus ikkagi on natukene veidikene kalliks läinud, siis tegelikult oli lihtsalt vaja sükest väikest nõela, mis üritaks seda mullilaadset asja veidikene ka torgata. Ehk siis sellised asjad paraku juhtuvad sellisel juhul, kui mingi asi on liikunud liiga kiiresti, liiga kõrgele. Ja ega siis ju asi ei olnud ainult Ühendriikides. Selles mõttes, et kui sa nüüd nagu mõtled sellele, et kiibid, tehisintellekt ja kogu see tehisintellekti kapitali investeeringute tsirkus, et meil on ju selline fantastiline turg nagu Lõuna-Korea. Ja ka Lõuna-Koreas liikus indeks korraks suisa nii alla, et kauplemine pandi igaks juhuks kinni. Nii et absoluutselt unustatud oli igasugune Hormuz, sellepärast sellel hetkel ei olnud probleemid eriti suured, nafta langes, aga põhimõtteliselt juhtus see, mida ikka aeg-ajalt juhtub, et kui sul lähevad valuatsioonid liiga kõrgeks ja siis ühel hetkel oluline valuatsiooni nii-öelda kalkuleerimiskomponent ehk intressimäärad, et ootused selle suhtes muutuvad, siis käibki jõnks. Kui sa neid Aasia riike siin mainisid, siis ma ääremärkusena tahaks välja tuua, et kui sa sealt kogu selle kiibi asja nagu ära võtad, et siis pilt on suhteliselt jõle olnud seal juba aega, ehk siis kasvab kõik see, mis on kuidagi seotud tehisintellekti ja selle läks vajaliku siis kiipide tootmisega, aga ülejäänud turgudel vist pilt on suhteliselt nutune. Kuid mõelda selle väikse nõelatorke peale, siis selles ollakse ka vist suhteliselt nagu ühesõnaga ühel meelel, et see võib-olla nagu nüüd mullist õhku välja ei lasknud, et seda õhku jagub seal päris küllaga, aga käib jälle see mäng, et mis hetkel siis turuosalistele tundub, et nüüd on pidu läbi ja nüüd võiks nagu hakata oma kasumeid realiseerima. Absoluutselt, sellepärast ja eile ju tehnoloogia isegi niimoodi natukene põrkas ja mõned inimesed hakkasid sellest kohe tegema selliseid kaugele ulatuvaid struktuurseid ja fundamentaalseid järeldusi, aga vaadake, kui te mõtlete sellisele asjale, et oletame, et indeks kukub mingisuguse ühe mitte just eriti ilusa reedega kuskil 4%, siis see kukkumine on selline asi, millele üldiselt on võimalik nagu peale hüpata, kui sa oled professionaal ja natukene lühemate nii-öelda välpadega tegutsed, sa hüppad sellele peale ja siis sa lihtsalt järgmisele lähed lühikeseks ja siis sa lihtsalt järgneval kauplemissessioonil paned oma lühikese positsiooni kinni ja loomulikult, kui neid pealehüppajaid on piisavalt palju, siis neid lühikese positsiooni kinnipanijaid on ka piisavalt palju järgneval sessioonil ja see siis tekitab sellise jõnksu ülesse. Ehk siis eilsest tegelikult väga palju nagu järeldada ei saa. Ja mis puudutab võib-olla aktsiaid kui varaklassi üldse, et kui me jätame selle tehnoloogiasektori ja kiibid ja kõik selle välja, siis üldiselt ikkagi nagu tundub, et aktsiad kui varaklass on jätkuvalt pigem teema, nagu positiivses mõttes, ja pigem teema positiivses mõttes sellepärast, et nagu alguses sai mainitud, eeldatakse selle Iraani kriisi ikkagi nagu positiivset lõppu ja siis vaadatakse, et võib-olla see globaalne majandus ei ole ka nii halvas olukorras, arenevad riigid ei ole nii-öelda makrotasandil ka nii halvas olukorras ja siis muidugi veel see ka võib-olla natukene, et see võlakirjaturg on nii õudne igatepidi, et tahaks olla kuskil mujal kui seal. Aga mul on alternatiivne teooria veel, et see SpaceX IPO on lähenemas, sa just valgustasid mind, et hoolimata siis sellest, et vahepeal spekuleeriti, et suured indeksid on valmis tegema siis oma reeglites korrektuure, et jumala eest kohe SpaceX sinna indeksisse pääseks. Nüüd tuli uudis on ju, et nad ei pääse sinna, mis tähendas siis seda, et kõik, kes tahavad SpaceX IPO-st kuidagi osa saada, need peavad ikkagi ennast välja cashima ja hakkama seda IPO-t ostma, et äkki oli hoopis selles asi. See ju on see järgmine koht, kus rikkaks saab. No võt, see on jällegi üks selline koht, kus ka minusugune pahur varahaldur, mitte pahur varahaldur peab ütlema, et ma ei tea ühegi nende ettevõtete kohta, et mis nendest edasi saab ja põhimõtteliselt surematu
tsitaat Matti Nüganenilt, et see on 50-60. No 50-60, kell on sealmaal, et on aeg vaikselt joon alla tõmmata, aga me veel kohtume siin juunikuus ühe korra veel, pärast mida me lähme väikesele suvepuhkusele, aga seekord ma vaatasin, et meie salvestused, meil on seal pikad jaanid tulemas, on ju, et ma arvan, et see tuleb veel nagu lõpusport tuleb vägev, sest et ikka on hea rääkida majandusest pärast seda, kui sa oled 5 päeva jaanipäeva pidanud. Ma kardan, et mina doseerin üle ainult šašlõkki. Aga kõike head teile ja ühe korra kuulete meid sellel hooajal veel. Nestor ja Koppel, majanduspodcast.